Tere tulemast Hea Taro kanalile. Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada täna kaljukitsedele. Tegemist on nagu ikka üldiste sõnumitega, seega võta kaasa ainult see, milles ennast ära tunned ja jäta teised sõnumid teistele. Täna võtan mõned orakli sõnumid ja siis mõned taro sõnumid ka sinna lisaks. Nii, kaljukitsed, esimeseks võtan ühe looma orakli energia sõnumi. Vaatame. Nii. Luige energia. Luige energia. See on selline, sinna on selline enesearmastuse ja sellise eheduse, puhtuse, rikkumatuse energia. Luik näitab ka millestki unistamist. Natuke selline müstiline energia. Vahel näitab sellist artistlikkust ja esinemist. Ohu korral on muidugi selline kaitsev, sest luik ohu korral võib muutuda agressiivseks, et selline, siin on midagi, mida ma kaitsen või keda ma kaitsen, et olen valmis kellegi või millegi nimel seisma kindlasti. Aga see on ka selline energia, kus ma mõistan ennast mingis olukorras väga hästi, kuidagi tajun ennast väga hästi. Et selles mõttes selline tean, mida ma tahan, mille eest ma seisan ja kuidagi, mis on minule tähtis, et siin on see enesearmastus ka, et ma väärtustan iseennast ka millegi osas. Ja siin selline midagi võib-olla, mis on minu unistused, minu soovid, siis ma seisan nende nimel, ma olen võib-olla nõus kellegi millegi nimel võitlema, aga siin on selline puhtus ja ilu ja võib-olla kunst ja ka sellist energiat, aga ma kindlasti seisan millegi ees, mis on minule oluline, et hoian midagi. Nii. Aga võtame siit veel kaljukitsedele. Happy. Väga tore. Panen siit kõrvale. No, selline rõõmuenergia. Rõõmukaart. See näitab midagi rõõmsat, sellist rahulolu. Tunned, kõik on hästi ja vahel mingi hetk väga rõõmustab mind. Ja nagu kuidagi rõõm hetkes, et ükskõik mis ka juhtuks, et ma olen rahul sellega, mis mul olemas on. Et ükskõik mis veel, mida mul pole, aga ma naudin seda, mis mul on. Et kuidagi naudin seda, et tunnen rõõmu ja tunnen rõõmu pärast. Et tunnen rõõmu lihtsatest asjadest. Ja see ei tule nagu sellest, et minu keskkond on kuidagi muutunud äkki paremaks, vaid ma ise otsustan tunda rõõmu. Ma ise otsustan tunda rahulolu sellega, mis mul on ja ma naudin seda hetke. Et tunnen rõõmu. Suhetest näiteks näitab ka sellist, et jagan teistele sellist headust ja ma ei ootagi sellega midagi vastu. Sest ma lihtsalt tahan, et teistel oleks sama tore ja rõõmus olla. Et ma kuidagi tahan anda endast, tahan rõõmustada. Pakkuda võib-olla sellist ka lähedust ja tahan tunda ise ka lähedust. Aga selline vahel näitab sellist nakatavat rõõmu. Ja kui minul on hea, kuidagi on ka teistel hea. Ja see kuidagi, see minu rahulolu ja rõõm, see on see, mis tõmbab teisi, nagu mesi tõmbab ligi. Et nagu mesilasi, et meelitab väga ligi. Kui võtad tööga, siis on aeg justkui tunda uhkust oma saavutuste üle näiteks. Et ma olen kuidagi rahul mingi tulemusega, mida ma olen saavutanud. Et olen loov, olen ettevõtlik. Et väga tore energia. Nii.
võtame siit veel. Nii. Siin on selline mälestuste kaart. Vahel kuidagi ma elan selle energiaga läbi kuidagi midagi, nagu mineviku taas läbi elamise energia. See näitab tihti, et minevikus on kogetud ja midagi ja see on kuidagi tekitanud selliseid sügavaid emotsioone, mis aeg-ajalt kipuvad esile kerkima. Et see lihtsalt kuidagi ongi selline, et aga see ongi osa minust, et minevik ongi osa minust ja see, mida ma olen kogenud, aitab mul tegelikult mõista iseennast ja aitab mul hinnata, võib-olla tunda rõõmu sellest, mida ma olen saavutanud. Et aga jah, et siin ongi, et oluline on mitte liialt lasta minevikul ennast mõjutada, vaid elada ikkagi olevikus ja vaadata ikkagi tulevikku. Et siin justkui võib-olla kuidagi ma tunnen, et võib-olla see, mida ma olengi läbi elanud, ongi viinud mind tegelikult selleni. Ja nüüd ma võib-olla väärtustan ja naudin veel rohkem, aga kuidagi mingisugused mälestused, et need ei pea olema ju ka negatiivsed, kuidagi see minevik on mind vorminud ja kuidagi võib-olla tajun seda teekonda võib-olla, kuhu ma olen jõudnud, et siin on midagi, mida ma olen saavutanud, midagi, mille üle on põhjust rõõmustada. Ja kuidagi mõistan seda, et see tegelikult võib-olla kuidagi ongi olnud vajalik mulle, et ma nüüd saaksin seda nautida rohkem. Nii, aga võtame mõned tarosõnumid ka, vaatame. Täheenergia, lootuste ja unistuste energia, kus ma nagu näen seda, kuhu ma tahan jõuda. Et siin selle rõõmukaardil on ka siin täht käes, minu särav täht. Et täheenergia mõnedel juhtudel võib olla tegemist veevalajaga, aga selle peamine sõnum on ikkagi ime. Et imede energia ja täheenergia ikkagi valmistab ette selleks, et miski vahel, mis ma arvan, et äkki ei juhtu või mida ma soovin või kuidagi minu unistuste energia, et kõik on võimalik, ütleb täht, et järgida, et justkui mul on põhjust midagi järgida. See on taastumise energia, see on tervenemise energia. Vahel jah, et selline võimatu võib saada võimalikuks energia. Et vahel ka näitab, et kui ma olen ka proovinud, pole õnnestunud, siis see täheenergia on selline juhindumise energia, kus kui ei ole õnnestunud, siis aga nüüd võib õnnestuda. Et täht on energia, kus ma mõistan võib-olla paremini iseennast ja see tekib selline mingisugune siht ja optimism ja ma tean millegi või kellegi osas, kuhu ma tahan jõuda, et ma tean täpselt seda eesmärki või et mille eest ma seisan, võib-olla mille eest ka ma olen valmis võitlema, kaitsma, minu õnn, minu rõõm, on ju. Ja täht on jah, selline sihikindel energia, siin on usku, siin on lootust. Ka osadel juhtud selline minu hingetee, minu tee leidmine. No teadmine, et ma olen õigel teel, täht on igal juhul, sest mul on siht, kuhu minna. Et selline energia, et kuidagi õigel teel nii palju on, mida mul on sellel teekonnal kogeda ja on soovide täitumise energia, on jah, selline millelegi juhindumine, aga see täht taastab, siin on, ma olen millegi osas võib-olla ka väga tundlik,
sest ma olen veel habras, ma olen millegi osas ka haavatav et võib-olla sellest pärast tuleb ka see luige kaitse siit välja, et ma ikkagi seisan ja kaitsen millegi eest või kellegi eest, kuhu ma pürgin, et siin on minu unistus, siin on minu tee. Aga ilus selline tervenemise, taastumise, sihi leidmise, ma tean täpselt millegi osas, kuhu ma tahan jõuda. Kõik on võimalik, unistuste täitumise kaart. Ma tunnen alati selles täheenergias, et mul on selline kõrgem kaitse, mind tegelikult suunati, et see ongi minu ime või see mingisugune, midagi on siin väga, väga hästi. Nii, vaatame veel. Müntide äss. No müntide äss on energia, siin on midagi alustada, midagi stabiilset, midagi kindlat, midagi püsivat. See on midagi uut. See võib näidata, muidugi tihti müntide äss näitab rahalist, aga minu jaoks midagi, näiteks suhetes ka midagi püsivat, midagi pikaajalist ja kui ma selle eest hoolitsen, siis kannab vilja, et see on nagu õun, millest võiks kasvada õunapuu, on ju. Et selline energia, kus see võib näidata materiaalselt kuidagi mingisugust võimalust, karjäärivõimalust, investeerimise võimalust head. See võib näidata sellist stabiilset, püsivat armastust, midagi püsivat, see on selline materiaalne ja rahaline, samas tervise mõttes ka midagi uut võimalust, kuidagi parendada midagi. Ja või siis suhte mõttes et ma justkui, siin on midagi, millest tuua, midagi, mille eest ma pean nagu hoolitsema, et see kannaks vilja, aga see võib tuua mulle sellist rõõmu, stabiilsust, turvalisuse energiat, et midagi, mille, kui ma selle nagu mingi võimalus, et ma hoolitsen selle eest, siis ma saan veel rohkem. Ajan nagu juured mulda. Nii, ja ma hoolin väga, siin on karikate kuninganna, et võib-olla mõne veemärgiga tegemist, aga karikate kuninganna on väga selline tundlik, et millegi osas ma olen tundlik, minu süda on tundlik, aga ma olen kuidagi, karikate kuninganna on alati, et minu süda on avatud väljendama sügavaid tundeid, sügavat armastust, sügavat kaastunnet, et siit ka võib-olla tunnen sellist mingi puhtus ja siirus on siin, see võib näidata, et ma olen ise tundlik või keegi teine on selline tundlik, emotsionaalne isik, kes tajub väga. Siin võib olla millegi osas, ma vajan ka kannatlikkust, kas kellegi osas või millegi osas, et ma pean olema kannatlik, ma pean olema mõistev, ma pean olema leebe või mina ootan seda, et see on nagu selline, kuidapidi energiat liiguvad, et kas see on minule või et kahtepidi liiguvad. Aga see karikate kuninganna on väga hooliv, väga kerge on kellegiga sidet luua. Ja suhetes näitab ka sellist tasakaalukust, mõistmist, hoolimist, armastust. Soovin hoolitseda kellegi eest võib-olla, et selline energia, et ma tahan pakkuda omalt poolt. Vahel see näitab muidugi ka, et ma ise vajan ka sellist lähedust ja hoolitsemist on ju, et kahtepidi on ju. Aga sellist sügavust on, millega osas on sellised sügavad tunded. Et selline, et ma vajan, et mind mõistetaks, ma vajan, et mind kuulataks ja ma proovin ise kuulata ja mõista. Aga siin juhindatakse millega osas väga tunnetest. Aga see on see energia, et armastus tõmbab armastust ligi, et justkui hoolimine ja selline tundlik energia. Karikate kuninganna on kaastundlik, on soe, on lahke, tervendaja energia, et siin ka tervenemine, tervendaja. Et selline empaatia, et ma toimin südame järgi, ma tegutsen südame järgi. Aga selline, et soe, lahke,
soe, lahke, südamlik energia. Kaljukitse enda energia, et kaljukitse enda energia siin võibki, et ma olen enda elemendis, et siin kaljukitse puhul ma alati loen seda saatana kaardi kuidagi teistmoodi, sellepärast et see on kaljukitsele, ma tunnen justkui minu jaoks, võib-olla, et mul on ka tegemist hoopis teise kaljukitsega, on ju, või siis tõesti, et mul on mingi, et ma tunnen, et miski kontrollib mind ja kõike see saatana energia, aga kaljukitse puhul on alati see, et ma võin ka tunda seda, et ma olen täpselt, tunnen ennast iseendana. Et ma tunnen, et ma olen enda elemendis, ma olen tasakaalus, ma tunnen ennast hästi. Et siit ma otse alati seda saatana enda energiat välja kaljukitse puhul ei loeks, aga see võib ka näidata, et ma võin tunda, et ma nagu annan rohkem, kui ma näiteks saan, on ju, et nagu saatana puhul, aga jah, et ma ütlen, et kaljukitse puhul see on sõltuvuste kaart muidugi, see saatan, ja see on midagi, mis võib olla väga ahvatav, midagi, kus ma lasen ennast kaasa tõmmata, midagi, mis mind võib-olla väsitab, koorma, ma tunnen, et midagi on ahistavat, et ma ei ole vaba kuidagi. Aga nagu ma ütlen, kaljukitse puhul ma loeksin seda saatana kaardiga seda, et see on tema enda energia, kaljukitse enda energia, see tähendab, et ma tunnen, et ma olen enda omas elemendis, et ma tunnen, et siin on see enesearmastus, enesekindlus, ma tean, mida ma tahan, ma tean, mis mind rõõmustab, ma tean, kuhu poole suunduda, et siin on mingisugused võimalused ja ma teen neid asju südamega. Et ma pigem tunnetaks, et siin on justkui kaljukits on praegu omas mahlas, et täpselt kuidagi usaldada enda sisetunnet ja tunda rõõmu. Aga sellised sõnumid kaljukitsed teile seekord. Suur-suur aitäh, et kuulasid!